Sellega tuli meelde, ma just lugesin Google Plussis oli, jaa, mul on Google Plussi konto. Meil kõigil on, aga me ei kasuta seda. Aga, ja lugesin ja seal oli üks lausa keerutanud nööpi Liinuse käest ja küsinud, et millal saab, või kas see on kuidagi seotud, et mis selle latentsusega on. Aga üks teema, mis ma tahtsin tõsta on, ja kindlasti on suur küsimus on see, et kas teha sellist kõrget aeda ja kas teha sellist musta kasti, nagu see, kes on iOS-ile programme teinud ja püüdnud neid sinna iTunesi üles saada, et see on niisugune must kast, kuhu paned selle programmi üles ja kas seal öeldakse siis accept või ei öelda ja mis sulle vastuseks öeldakse, et miks ei sobi. See meenutab ilmselt vist, ma ei tea, kuidas välismaal, Eesti pankasid ka, et nad ütlevad sulle jah või ei, aga nad ei ütle, mille pärast nad sulle jah või ei ütlesid. Et jaa, sobib, saad liisida selle auto või ei, et ei saa. Ja Androidil on niimoodi, et nagu Eestis on plaatidega, et iga poiske laseb oma CD välja ja mis hitid seal peal on, et keegi ei vastuta selle eest ja siis ongi, kõik on jama täis. Androidi puhul ma näeks ja Windowsi puhul ka, kuigi see Metro mulle päris meeldib. Eriti see, kui ma vajutan seda start-nuppu ja ma satun sinna Explorerisse, vana hea Explorer. See on nagu Norton Commander umbes. Mäletate? Sealt ei saa tagasi metrosse. Restart tuleb teha arvutile, siis saab tagasi selle ilusa pildi. Et on see, et ta ei ole ilus. Ja Androidi puhul ongi küsimus, et miks? Et kuidagi ei saada seda frameworki niimoodi, et ta oleks ilus, selline poleeritud, kaunis, et ta oleks kaunis kasutatud. Kui sa kohvikus võtad telefoni välja, siis kõik vaatavad, Android. Väga ilus valge albino rott. aga just see, et kas peaks ikkagi olema mingisugune tsensor, et see aplikatsioon, et siin on viirus sees, seda me ei luba või et see aplikatsioon on kole, et seda me ei luba. Et kas sellist asja, kuidas see Windowsil saab olema see market ja Androidil? Microsoftis on täpselt samamoodi, et rakendused vaadatakse üle. Ehk siis, et on standardi ja kvaliteedi tingimused nagu App Store'iski. Et ei saa öelda küll, et madalamad on. Ikka kvaliteeti hoitakse. Aga nagu sa küsisid seal Androidi kohta ja ma olen täiesti nõus, et ta on liiga avatud ja siis on nagu selline kaos. Ehk siis seal iga device'i looja, HTC, Samsung, Nokia, Nokia ei tee Androide, kõik saavad teha täpselt sellise telefoni, nagu nad ise tahavad. Erinev resolutsioon, erinevad nupud, on kaamera, ei ole kaamera, on klaviatuur, ei ole klaviatuur ja kui see ei, sellega veel ei läks üle, et võib-olla ma tahangi valida, et äkki ma tahan klaviatuuriga telefoni, aga kõige keerulisem on see, et siis sa teed selle Androidi lahti ja iga kord sa õpid uuesti, et kuidas ma siin rakenduse käivitan. Sest kõik mõtlevad, et nemad on just need, kes teevad parima rakenduste käivitaja Androidile. Aga jah, mis nende kõrgete aegdadesse puutub, siis Microsoftil on ka kõrged aiad ja ülevaatamisprotsess ja väga konkreetsed tingimused, millele iga telefon peab vastama. Et sul on igal telefonil, sul on kindlasti kaamera, sul on igal telefonil 3 nuppu, sul on kõikidel telefonidel on üks sama resolutsioon, et see teeb arendajate elu ka palju lihtsamaks ja see rakenduste kvaliteet on kindlasti seda võrra kõrgem, sest Androidi puhul sa kunagi, sa ei tea, kas konkreetne sinu seade on toetatud, kui sa rakendust alla laed. Ega see ju ei ole ainult selline arendaja keskne asi, et see aiad ehitatakse, et ega kui me vaatame, nendel aedadel on nagu mitu põhjust, et selles mõttes see, mida iPhone oma selle aiandusega nagu tegi seal telefoni ümber, on tegelikult nagu minu jaoks täiesti, see on nagu geniaalne, seal on kõik on nagu geniaalne selles mõttes, et on mitu korda nagu öelnud, et kui nagu Microsoft nagu arvutiturul oleks teinud 1/10 sellest, mida Steve Jobs tegi nagu iOS-i turuga ja selle Apple'i ökosüsteemi ja iPhone'iga. Ma mõtlen neid tehislikult loodud barjääre sisenemiseks. Ma arvan, et keegi oleks vangi läinud konkreetselt.
aga Apple on niisugune nunnu asi, eks ole, et ta nagu kuidagi tundub niisugune ohutu, nagu Kremling valad vett peale, siis läheb, hambad kasvavad, Apple on samamoodi, jube ilus nagu niisugune pehme loom. Kui me vaatame, siis iOS ju tegelikult nagu kogu see asi oli nagu ehitatud ümber selle, et kõik on suletud, kõik on väga sertifitseeritud, kõik on väga nagu kindel ja see on nagu hea näide sellest, kuidas sa saad olla nagu majanduslikult tohutu moron ja võtta ära nagu kõigilt kõik raha, kui sa sealjuures deliverdad, mis sa lubad. Ja võt see on nagu see nende geniaalsus, et nad tulid selle telefoniga välja, nad ütlesid täpselt, mis see teeb ja see tegi täpselt seda sama. Ja vaat see oli nagu see, mis nagu andis neile esiteks võimaluse seda ökosüsteemi hoida enda käes selles suhtes, et kui sa ikkagi kontrollid nii riist kui tarkvara nagu 100%, sa saad nagu tulemuseks sellise stabiilsuse, millega ükski nagu avatud platvorm võistelda ei suuda. Sa suudad korjata turult kokku suhteliselt suure hulga raha selle tõttu, et kõik tahavad su sõbrad olla, kui sa oled selle marketingi vankri käima lükanud ja järsku on avastatud, et sul on kliendid, eks ole. Ja see kõik nagu töötab. Android on siis nagu teine äärmus, tegime nagu kõik lahti, nende see take-up curve oli hästi kiire, sellepärast, et nad olid hästi avatud, hästi lahedad, kõik arendasid sinna peale vidinaid. Aga täna on ikka, ma arvan, et Androidis ikka väga tõsine küsimus see, et kes nüüd kust kohast raha teenib, sellepärast, et esiteks, nagu te seal enne slaidilt ka nägite, eks ole, hästi suur osa aplikatsioone on täna tasuta, tänu sellele selles ökosüsteemis hakkab ära kaduma kultuur, et asjad maksavad, selles suhtes, et kui Apple'i stories on kogu aeg olnud see, et tuleb raha maksta mingi kogus, siis Androidi marketis nagu ikka reeglina üritatakse nagu tasuta hakkama saada. Ehk siis selline ärimudeli küsimus seal seina ümber on täpselt samamoodi nagu oluline, et see ei ole ainult tehnoloogia, see on ka tegelikult, et kuidas pärast seda raha õnnestub teenida. No just, tegelikult ju taandub kõik rahale, on ju. Et kui me räägime siin ju mobiilirakenduste arendajatele, siis neid huvitab ARPA, et Average Revenue Per User. ARPU siis. Ja Androidis ei teeni raha, sest Eestis jätkuvalt vist ei saa osta saab, aga rakendusi müüa ei saa, kui sa oled eestlane, on ju. Osta saad, aga Eesti arendajad, nemad veel raha teenida ei saa. Et Windows Phone läheb ikkagist seda suunda, et võimalikult palju turge ära katta koheselt, mitte nii nagu iPhone'il mitu aastat läks, kui me neid USA krediitkaarte ja voucherid kasutasime, et rakendusi osta Eestis. Ikka päris kaua läks. Et selles suhtes on Microsoft ikkagist õppinud Androidi ja iPhone'i vigadest ja läinud nendele turgudele võimalikult kiiresti, et arendajad saaks raha teenida, et lõppkasutajad saaksid igal pool, igas maailma nurgas osta neid rakendusi, sest hobi korras sa võid teha ühe rakenduse 2, aga head rakendused loed ikkagist siis, kui sul on mingi selline tulem taga, et sa selle teed. Ja see vist on, et Androidi need rakenduse kvaliteet keskmine ei ole nii kõrge, kui iOS-il on ja ilmselt Windows Phone'il tulevikus on. See oli uudistest jooksis läbi ka, et üks kutt, ta vist 7 aastat tegeles erinevate startupide ja arendustega ja mobiiliplatvormidega ja tal oli 35 läbi kukkunud projekti. Ja siis 2 kuud tagasi oli tal $1,700 arvel. Ja siis ta müüs Draw Somethingu 200 miljoni eest vist või. Ja see põhjus oli see iOS-i programm, mida ta seal õigesti tegi, seda keegi ei tea. Jah, et üldse Eestisse kõik need asjad müüki ja iTunes'i see konto ja see on tulnud suhteliselt kiiresti, kui me jagame selle aja, mis asi esitleti ja millal see Eestisse tuli, jagame selle Eesti rahvaarvuga, siis me saame ühe päris suure numbri võrreldes sellega, et millal asjad jõuavad Hiina näiteks või jõuavad kas või, ma ei tea, Venemaale või kuhugi, et ses suhtes me oleme väga-väga heas seisus. Ma just hiljuti tegin retrominuteid ja installisin siis macOS 10 versioon 10.4 Tigerit. Ja seal on eesti keel on olemas. Ja see on täiesti uskumatu, sellepärast, et see on ju nüüd juba 6 aastat vana. Et pigem ma arvan on see, et kõik need iOS-i rakendused, need jõuavad tunduvalt kiiremini, kui isegi see väike Eesti turg, me patsutame endale õlale, et me oleme väga kiiresti reageerime.